no ühte asja ma muidugi pean ütlema, sellepärast, et ma pean, sest keegi, ma ei pea, aga ma pean ütlema, sest ma tahan öelda, sest nagu räägin siis nagu Ricardo Villalobosest ja nagu Tarmo Toom nagu see tekno ja siis mingi Rahmaninov ja Liszt ja Chopin, siis jah, et üks asi, mida ma ei ole nagu osanud kunagi nagu, ma ei ole osanud hinnata nagu maalikunsti näiteks ja okei, 2 asja vist tuleb siit öelda. Ja ma ei ole osanud nagu hinnata maalikunsti ega luulet. Ma olen nagu kuulnud, kus inimesed loevad luuletusi, ma olen nagu kuulnud, kuidas nagu, ma ei tea, nagu poeedid nagu, mul ei ole isegi tähele, ma isegi ei tea, nagu mingisugune, noh, olen kuulnud ja tean ikka need kuulsad, absoluutselt ühest kõrvast sisse teist välja, absoluutselt ei ole mind puutunud. Aga nojah, ainult üks kord on mind puudutanud kellegi luule. Ja ma ei ütle seda lihtsalt sellepärast, et ja kui ma ütlen, et mind ei ole nagu, mul on luuletused ja poeedid ja blablabla, kõik see on nagu ühest kõrvast sisse teisest välja läinud, siis ma ei arva, et ma sellepärast nüüd olen nagu kehvem kriitik seda hindama. Ehk, no muidugi oleneb maitse asi nagu, et kelle, mis läheb peale, aga no ma siis tooks võrduseks, et kui nagu mulle nagu meeldib Rahmaninov nagu, et siis üks inimene on, kelle nagu, ma ei tea, kuidas see nagu, noh, kelle nagu luule või nagu samamoodi ka mida iganes ta kirjutab, mitte kõik 100%, aga noh, no peaaegu kõik, mis ta kirjutab, välja arvatud mõni üksik, mis lihtsalt mul on olnud nagu aga peaaegu kõik asjad, mis ta kirjutab ka nagu algusest nagu mitte, ta on nagu ta on nii nagu ulmeliselt nagu mõtled, et sa kohe nagu kaod sinna ära, kui sa hakkad lugema või kui sa nagu tema kirjutatu sulle ette jääb. Kõigepealt ma lugesin sellest, ta kirjutas ja mingi hetk, kui ma lugesin tema luuletus, ma ei tea, kas see luuletus või ma ei tea, kuidas seda nimetada, megapikk. Tema luuletused, no jumal küll, Danil Merkurjev. Tippude tipp-poeet. Tippude tipp-kirjanik ja absoluutselt tippude tipp podcasti tegija nagu raadiohääl ja tema hääl, kuidas ta räägib, mida ta räägib, need nagu, kui ta üksinda räägib, siis mulle meeldib kõige rohkem. Ma neid teid, kus ta räägib koos teiste inimestega, ma olen ainult kuulnud selle, siis nagu kerin edasi selle osa, kus see teine inimene räägib, et kuulata, kuidas Danil räägib. Vot nii.